Tere hommikust kõigile. Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti tervitab. Tiit Tammemägi on minu nimi. Sekundeeritud olen ma peasekretäri abi Anti Rahti poolt ja meie tänane peaesineja Külli tuli ka praegu eetrisse ja nähtavaks. Suured sündmused käivad siin koroona vallas ja need varjutavad teisi suuri asju, mis meil peatselt tulemas on. Ja tulemas on Brexit, asi, mis puudutab meid kõiki, nii nagu koroona, aga eriti puudutab ta neid, kellel on ettevõtlus- ja ärisuhted Suurbritannias. Seepärast tuntakse muret. Ja üks muretundjate esindaja on kõrge tollijuht Külli Korvits. Ta on EMTA tolliformaalsuste valdkonna juht ja räägibki teile siis teemal, mis siis ootab neid, kes omavad ärisuhteid Suurbritannias ja kui toimub Brexit ilma leppeta, kui Suurbritannias saab kolmas riik, nõnda nimetatud kolmas riik. Külli, palun, põrand on sinu. Aitäh. Tere hommikust. Kas mind on kuulda, kui ma räägin niisuguse valjudusega? On. Mask võtab natukene maha, aga... Täpselt, et mask võtab natukene maha, aga kuna ma viibin praegusel hetkel Maksu- ja Tolliameti ruumides, mis on täiesti avalikult kasutatavad ruumid meil enda inimeste poolt, siis... me käitume ka siin vastutustundlikult ja hoiame maskid ees. Nii et kui mind mingil hetkel on natukene kehvasti kuulda, siis palun andke häälega sellest märku, sest võib-olla ma ei märka siin Zoomis siis seda teie chati nii-öelda märguannet. Nii, aga alustame siis tänase koolitusega. Nii, natukene siis tõesti sellest, et mida siis leppeta Brexit endaga kaasa toob. Et mina räägin tõesti täna ainult nüüd siis kaubandussuhetest, et kui üheks partner osapooleks on Ühendkuningriik. Et tegemist on sellise kiire ülevaatliku tunnetuse andmisega. Mu eesmärk ei ole täna väga põhjalikult tolliteemasid käsitleda. Võib-olla mõnes kohas ma räägin mõnest teemast veidi täpsemalt, aga mõnes kohast libisen natukene kiiremini üle. Ja eesmärk on siis täna tutvustada teile ennekõike seda, et mida saab siis üks ettevõte ise ära teha, kellel on siis kaubanduslikud suhted Ühendkuningriigiga. Ja tõde on see, et tegelikult on ettevõtete roll praegu kõige suurem. Meie tollina saame praegu lihtsalt hoiatada, natukene tähelepanu juhtida, et olukord muutub põhimõtteliselt kardinaalselt. Et peamine roll on siiski ettevõtetel endil. Me oleme harjunud inimestena ja võib-olla ka ettevõtete esindajad on harjunud ja meiega nii-öelda riigiametis oleme harjunud sellega, et elu läheb järjest paremaks ja mugavamaks ja kiiremaks ja lihtsamaks. Paraku nüüd see Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja astumine ei ole midagi sellist, mis teeks elu lihtsamaks. Et vastupidi, et päris palju piiranguid tuleb juurde ja ebamugavust ka kindlasti. Ja kindlasti tuleb ka kulutusi juurde. Et sellepärast ongi vaja, et ettevõtted oleksid valmis selleks, kui see aeg kätte jõuab. Ja puudutan ka seda teemat, mis siis räägib nii-öelda maksude tasumisest, et kuidas siis alates 1. jaanuarist, kui siis üleminekuperiood on lõppenud Brexiti teemal, et kuidas siis maksude tasumine kaupade eest käib. Ja olen välja toonud siia esitlusse ka siis mõned peamised teemad ja teadmised, mis siis edaspidi teid peaksid aitama.
Aga nüüd siis edasi. Et Ühendkuningriik on tegelikult Euroopa Liidust välja astunud juba selle aasta alguses, aga väljaastumislepinguga on siis ette nähtud üleminekuperiood ja see lõpeb siis käesoleva aastaga. Nii et järgmise aasta 1. päevast on siis Ühendkuningriik 3. riik Euroopa Liidu jaoks. Me tegelikult teame, et mingisuguses võtmes käivad tänasel päeval ka tulevikusuhete läbirääkimised, kuidas need kulgevad, mismoodi need lõppevad, millal need lõppevad, et täiesti prognoosimatu hetkel. Aga me teame, et need läbirääkimised kestavad. See esitlus täna, see koolitus täna keskendub ennekõike sellele, kui ei sõlmita lepet. Ja nüüd üks erisus, mis siis Ühendkuningriigi väljaastumisega kaasneb, on siis Põhja-Iirimaa temaatika. Ja väga lühidalt öeldes tähendab see siis seda, et tolli vaates ei käsitleta Põhja-Iirimaad 3. riigina, kuigi tegelikult on tegemist 3. riigiga. Aga Põhja-Iirimaa osas siis me ei kohaldata siis tolli järelevalvet ega tolli formaalsusi ja kõik kaubad, mis liiguvad Põhja-Iirimaa ja siis Euroopa Liidu vahel, nendega jätkub siis kaubandussuhe samamoodi, nagu ta tänasel päeval on. Ehk et enne nii-öelda Brexiti siis üleminekuperioodi lõppu, et kõik deklareerimine toimub siis käibedeklaratsiooniga ja nii edasi, nii edasi. Et erisusi siis tehakse Põhja-Iirimaa puhul siis ainult kaubandussuhetes. Aga mis on siis need uued reeglid, mis siis 1. jaanuarist ees ootamas on? Kõige lihtsam paralleel siia juurde tõmmata on võib-olla see, kui öelda, et edaspidi on siis Ühendkuningriigiga kaubandussuhted sellised, nagu tänasel päeval on meil kaubandussuhted Venemaaga või Hiinaga või Ameerika Ühendriikidega. Kui teil on oma ettevõttega olnud varasemalt, ütleme siis kaubandussuhteid näiteks Norraga või ka Türgiga, siis see, mis Ühendkuningriigiga alates 1. jaanuarist juhtuma hakkab, ei ole sarnane Norrale ega Türgiga kaubandussuhetele. Ta on sarnane Venemaa, Hiina või Ameerika Ühendriikidega. Ehk et Euroopa Liidu siis suhted Ühendkuningriigiga on edaspidi sellised, nagu täna on riikidega, kellega ei ole kaubandusleppeid sõlmitud. Kaubad, kõik, mis liiguvad edaspidi, liiguvad tolli järelevalve all. Nii et kui tänasel päeval on Euroopa Liidus või Euroopa Liidu siseselt on, ütleme, kaupade vaba liikumine, siis 1. jaanuarist alates kaupade liikumine enam vaba ei ole. Aga et mitte nagu väga suurde meeleheitesse langeda, siis võib julgelt öelda, et tegelikult on igale olukorrale lahendus olemas. Ma siin mõne slaidi pärast räägin natukene täpsemalt ka, mida ma silmas pean. Aga mõte on siis selline, et kui võib-olla alguses ehmatab ära, et nüüd ongi kõik tolli järelevalve all ja on kogu aeg on vaja mingeid makse maksta, mingeid dokumente esitada, siis on võimalik leida ka häid lahendusi ka väga keerulistele olukordadele. Aga selleks on siis vaja, et ettevõte teeb koostööd siis tollidega, et oleneb siis, kus pool seda lahendust on vaja, et kas seda lahendust on vaja siis 3. riigis või seda lahendust on vaja siis Eesti poole peal. Ja kuna meil on väga palju selliseid ettevõtteid, kes on väga pädevad vormistama siis tollidokumente, tegemist on siis tolliagentuuridega, siis me tegelikult väga julgelt soovitame ka nende poole pöörduda, kui tundub, et tolliteemad käivad ettevõttel endal üle pea. Et nõuga aitavad siis nii toll kui ka tolliagentuurid, et ma julgustan teid pöörduma siis mitte ainult tolli poole, vaid ka tolliagentuuride poole, kellel on varasemalt väga pikad ja põhjalikud kogemused siis tollitoimingutes.
Ja nüüd, mis puudutab seda üleminekuperioodi lõppu ja kaubavahetust, mis siis võiks toimuda, ütleme, selle aasta lõpus, ja siis meie suur palve on, et ärge, kui teil vähegi on võimalik, siis ärge planeerige sellele üleminekuperioodi lõpule kaubavahetust. Kui ei ole võimalik teisiti, siis loomulikult kaubad liiguvad 24/7, aga et vältida siis selliseid ummikuid nii Ühendkuningriigi poole peal või ka, ütleme, Mandri-Euroopas, siis et on mõistlik, kui te oskate planeerida praegu, et kas natukene varem toimetate oma kaubad siia või sinnapoole või siis natukene hiljem. Ja kui nüüd peab juhtuma, et siiski kaubavahetus peab toimuma üleminekuperioodi lõpul või siis esimeste nädalate jooksul siin uuel aastal, siis tuleb varuda kannatust, sest segadust on ilmselgelt igal pool ja ummikud või, ütleme, seisakud on vältimatud. Natukene sellest, et mis siis need ettevalmistuse teemad on, millega üks ettevõte võiks siis tegelema hakata. Et alustades täitsa algusest, siis kaubavahetuse eelduseks kolmandate riikidega on EORi numbri olemasolu. See on üks registreerimise number, mis siis on võimalik saada elektrooniliselt taotleda. Ma arvan, et kuskil 50 minutiga on seda võimalik teha. Kui hätta jääte, siis aitab EORi numbrit siis registreerida meie tolliinfo. Me soovitame teil suhelda ka oma äripartneritega, kes on siis Ühendkuningriigis, et mõlemad osapooled võiksid kontrollida üle, kas kõik dokumentatsioon on olemas, et tollitoimingute tegemine sujuks hõlpsalt ja võimalikult kiiresti. Et ära ei tohi unustada seda, et tollitoiminguid on vaja teha siis nii Ühendkuningriigi poole peal kui ka siis Euroopa Liidu poole peal, sõltumata sellest, mis riigis te siis seda tollivormistust teete. Nüüd see, et lahendused on olemas, sellest natukene, et seda aitab see, kui ettevõttena te teate, mis eesmärgil te kaubad siis Euroopa Liitu toote või siis Ühendkuningriiki viite vastavalt sellele, kuidapidi teil ärisuhted endal siis on. See annab teile siis suuna, et te teaksite, kuidas kaubad tuleks tollis deklareerida või vormistada. Et ma olen siia märkinud ka juurde mõned abistavad küsimused, et nad on tõesti väga, väga üksikud küsimused, aga nad võiksid teile anda aimdust, et mismoodi mõte võiks liikuda. Et kõige olulisem on teada, et mis on see eesmärk, mida te selle kaubaga tegema hakkate. Kas te hakkate seda kaupa kasutama oma tootmises? Toote te selle näitusele või messile? Tuleb see siia teile tööd tegema või mis muul põhjusel need kaubad liiguvad siia või sinnapoole? Kas vahepeal on vaja ladustada või hoida kuskil kohas? Kas te tahate tagasi saata need kaubad Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist tagasi Eestisse tuua, kui te olete need viinud Ühendkuningriiki ja nii edasi ja nii edasi. Et küsimusi on palju ja sõltuvalt nendest vastustest, mis te nendele küsimustele endale annate, sellest sõltub ka see, et kuidas need kaubad tuleb tollis vormistada ja millised siis reeglid kohalduvad. Veel üks abistav nii-öelda teadmine, et kui te teate, mida tähendab import, eksport, transiit ja eriprotseduurid, siis te tegelikult oskate rääkida ka nii-öelda tollikeelt. Et ma märkisin siia alla ära ka, mis need eriprotseduurid on. Et tegelikult need ongi siis nagu vastused sellele, mis need on need esimesed küsimused, et kas tegemist on siis ajutiselt sisse toodava kaubaga ehk et ajutise impordiga. Kas tegemist on tootmisesse toodava mingi kaubaga ehk et seestöötlemisega? Kas tegemist on Ühendkuningriiki tootmiseks saadetava mingisuguse kaubaga ehk et välistöötlemisega? Et need annavadki siis, need kaks punkti siin on nagu teineteise täiendused.
Veel on oluline, et te tunneksite seda kaupa, millega te tegelete. Ja see on ennekõike oluline siis selles vaates, et kas turujärelevalve asutuste nõuded on täidetud. Kuna kõik kaubad, mis siis vabas ringluses on, peavad olema siis turujärelevalve asutuse poolt heaks kiidetud, siis need heakskiidud ja need turujärelevalve asutused peavad olema Euroopa Liidu nii-öelda nagu haldusalas. Mis tähendab seda, et kui varasemalt on olnud teil siis sellised kaubad, mis on siis oma nii-öelda turujärelevalve asutuse registreeringu või heakskiidu saanud siis Ühendkuningriigis, siis alates 1. jaanuarist peab olema see registreering antud Euroopa Liidu liikmesriigi poolt. Mis tähendab seda, et kui seda muudatust ei ole mingil põhjusel veel tehtud ja endiselt te tegelete kaubaga, mis on siis Ühendkuningriigis saanud oma nii-öelda turujärelevalve asutuse registreeringu, siis alates 1. jaanuarist neid kaupu Euroopa Liidus turule ei lubata. Need kaubad jäävad tolli järelevalve alla seniks, kuni siis see registreering on siis lõpule viidud Euroopa Liidu liikmesriigis. Ja see on väga oluline punkt, et te teaksite, kas teie kaubad on siis Euroopa Liidus registreeritud või mitte. Veel üks oluline asi, mis võib-olla kohe ka meelde ei tule, et kaubad saaksid vabalt liikuda, peab olema ettemaksukontol, siis Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontol piisavalt raha, sest maksude tasumine käib siis iga kord, kui tollideklaratsioon esitatakse teatavate eranditega. Nagu ma ütlesin, siis tollil deklareerimine toimub siis iga kord, kui kaup saabub ja deklareerimine toimub siis elektrooniliselt e-Maksu- ja Tolliametis. Ma olen toonud siia esitlusse ka mõned lingid nii algusesse kui lõppu, et teil on võimalik siis iseseisvalt vaadata, mida täpsemalt räägib siis Euroopa Komisjon Brexiti teemadel ja mida räägib ka Ühendkuningriik. Et see viimane link siin on Ühendkuningriigi link, kus siis antakse siis juhtnööre siis erinevatele osapooltele, et te saate seal valida, milline on teie roll siis tarneahelas. Ja veel siis natukene sellest, et lõpeb kaupade vaba liikumine Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. Et kui nüüd 1. jaanuar on kätte jõudnud, siis kaubavahetuses hakkavad kehtima siis uued reeglid. Need on siis ülemaailmse tolliorganisatsiooni reeglid, mis näevad siis ette selle, et kõik kaubad tuleb tollides deklareerida, kõikidele kaupadele kohaldatakse siis tolliformaalsusi, kehtestatakse teatavad tariifid ja nii edasi. Ja siit edasi minnes siis kõik Ühendkuningriigi poolt varasemalt välja antud siis erinevad tolliotsused, need muutuvad kehtetuks. Ühendkuningriik lülitatakse meie infosüsteemidest välja, mis tähendab seda, et edaspidi ei ole siis Ühendkuningriigil enam võimalik meie Euroopa Liidu poolt kasutatavatesse ühistesse süsteemidesse ligi pääseda. Ja tekib siis maksude tasumise kohustus impordil ja tänasel päeval ekspordil siis makse pole kehtestatud. Ma ei saa välistada, et poliitiline maastik seda kunagi ei tekitaks, nii et sellepärast on see siia eraldi välja märgitud, et hetkel ei ole kehtestatud ekspordile. Ja rakenduvad siis keelud ja piirangud. Seda võib olla siis nii eksportimisel kui ka importimisel. Ja tegemist on siis mittetariifsete meetmetega, et oma esitluses ma kasutan ka siis seda väljendit, mittetariifsed meetmed, et siis te teate, mis see tähendab. Et tähendab see siis seda, et kõiki kaupu ei ole lubatud Euroopa Liitu tuua, kõiki kaupu ei ole lubatud välja viia, osadele kaupadele on kehtestatud kogu sellised piirangud, osadele kaupadele on kehtestatud litsentsi alused, mingite sertifikaatide nõuded ja nii edasi, et need piirangud ja need meetmed on erinevad.
siin ma olen lihtsalt märkinud sellise nagu kauba liikumise mõttes, et kui toimub Eestist välja siis eksport, et sellisel juhul tuleb arvestada sellega, et Eestist tuleb teha siis eksporditollitoimingud ja Ühendkuningriigis tuleb teha imporditollitoimingud. Ja Ühendkuningriigis, kui on imporditoimingute tegemine, siis need reeglid, mis siis Ühendkuningriigis on kehtestatud, et nendega te saate tutvuda siis Ühendkuningriigi kodulehtedel. Et meie enda Maksu- ja Tolliameti kodulehel on olemas siis eraldi rubriik äriettevõtetele siis pealkirjaga Brexit ja sinna oleme me toonud siis kõige olulisemad viited ka Euroopa Komisjoni kodulehekülje pealt ja Ühendkuningriigi siis riiklikult kodulehelt, et sealt on võimalik leida siis endale vastuseid, kui teil on vaja teada Ühendkuningriigi reeglite kohta mingeid teemasid. Ja tõenäoliselt kuuluvad siis Ühendkuningriigis ka importimisel siis maksud tasumisele, et kas need on siis ainult käibemaks või on mingid muud maksud ka, siis selle kohta on ka võimalik siis eeltööd teha, et mul on siin esitluses ka üks link selle kohta, kust te vastuseid saate. Ja kaupade kasutamine siis Ühendkuningriigis on lubatud siis pärast seda, kui kõik tollitoimingud ehk et imporditoimingud on seal lõppenud. Ja sarnane olukord on siis ka vastupidisel suunal, et kui kaubad liiguvad Ühendkuningriigist Eestisse, et siis tuleb sarnaselt käituda, et Ühendkuningriigis tuleb teha eksporditollitoimingud, Eestis tuleb teha imporditollitoimingud ja Eestisse sissetoomisel siis on vaja tasuda kõik tollimaksud ja muud importimisel kogutavad maksud, näiteks käibemaks või aktsiis. Lisaks tuleb esitada vajalikud lisadokumendid ja nii edasi. Ja ka Eesti poole peal on siis kaupade kasutamine lubatud siis pärast seda, kui kõik tollitoimingud on lõppenud. Nüüd vajalikud eeltingimused ja tolliformaalsused, et siit ma libisen päris kiiresti üle, rõhutades mõnda üksikut kohta. Hakkavad kehtima siis üldised tollireeglid, et EORIX registreerimine, et sellest ma alguses ka rääkisin põgusalt. Lisaks on võimalik siis tollis kaupade deklareerimisel kasutada siis esindamist, et väga lihtsalt öeldes võib see tähendada siis seda, et kui ettevõte hindab, et mõistlik on seda teenust, tolliteenust siis kõike sisse osta, siis on võimalik, et tollitoiminguid teeb siis teie eest teie esindaja ja väga tihti võiks esindaja olla siis näiteks tolliagentuur. Nüüd volitatud ettevõtjad olen ka siia ära märkinud, et tegemist on siis nii-öelda AEO ettevõtetega, et kes on siis nii-öelda tollide poolt saanud siis sellise õiguse või heakskiidu või sellise nagu tunnustuse tiitli. Ja kuna sellele koolitusele saadeti ette ka küsimus, siis ma kasutan momenti ja vastan siin ka sellele küsimusele. Et küsimus oli, et millised on siis need nii-öelda eelistingimused, et Ühendkuningriigiga suhtlemisel, kui ettevõte on siis AEO ettevõte. Et vastus sellele küsimusele on siis selline, et kui tollideklaratsioonidele on märgitud siis erinevate osapoolte ehk et tarneahelas siis erinevate osapoolte EORI numbrid ja need ettevõtted on näiteks AEO ettevõtted, siis on kokku lepitud, et selliste ettevõtete puhul siis teostatakse tollide poolt vähem tollikontrolle. Ja kui tollikontroll on nii-öelda planeeritud, siis neid kontrolle tehakse siis AEO ettevõtetele eelisjärjekorras. Ja mida rohkem on siis tarneahelas neid AEO ettevõtteid ehk et neid volitatud ettevõtjaid, siis seda usaldusväärsem on siis kogu see kaubandussuhe või siis konkreetne kauba liikumise ahel tollide jaoks.
ja tollid, erinevate riikide tollid siis keskenduvad nendele vähemal määral. Nüüd lisaks tavapärasele impordi vormistusele on siis ka selline vajadus, et kaupade liikumisel tuleb esitada siis ka erinevaid julgeolekuandmeid, et tavapäraselt esitavad need vedajad, et kui teie ettevõte parasjagu vedamisega ei tegele või vedudega ei tegele, et siis see teid väga otseselt võib-olla ka ei puuduta. Toimub ka siis nii-öelda tollistaatuse tõendamine, mis on ka ilmselt üks oluline punkt ka edaspidises mõttes, et mõningatel juhtudel on siis võimalik, et kui kaubad liiguvad siis kolmandast riigist Euroopa Liitu ja vahepeatusega mingisuguses teises liikmesriigis ja nad liiguvad Eestisse edasi, siis teatavatel juhtudel muutub tollistaatus ja seda tollistaatust siis saate tõendada Eestis, et näidata, et on juba varasemalt nii-öelda kolmanda riigi staatus muutunud Euroopa Liidu staatuseks. Aga sellest ma praegusel hetkel põhjalikult ei räägi, sest seda teemat võib-olla oskab aidata teid ka tolliinfo või kui teil on juba väga konkreetsed küsimused, et siis me nõustume väga konkreetsetel juhtumite raames neid teemasid, sest iga ettevõtte äriplaan, ärimudel, tarneahel on natukene erinev, sellist ühist väga head retsepti igale poole anda ei ole. Ja nüüd üks oluline moment veel siia juurde, et tollideklaratsioonide esitamiseks siis on vaja ettevõttel teada tolli väärtust, on vaja teada, mis on kaubakood ehk et kuidas seda kaupa klassifitseeritakse ja milline on selle kauba päritolu. Et need 3 teemat on siis tollivormistuse nii-öelda nurgakivid, millele siis kogu tollivormistus tugineb. Ja tollideklaratsioonide esitamine käib siis vastavalt siis, mis eesmärgil seda kaupa nii-öelda vajatakse, et vastavalt sellele valitakse siis tolliprotseduur ja vastavalt sellele kohaldatakse siis erinevaid reegleid. Ja nagu varasemalt ka mitu korda juba mainitud, et tollideklaratsiooniga toimub siis ka erinevate maksude tasumine. Nüüd natukene maksude tasumisest ka, et see maksustamine sõltub siis konkreetsest kaubast, et aluseks on siis kaupade klassifitseerimine, tema päritolu ja tema tolliväärtus. Klassifitseerimisel on abiks kindlasti selline infosüsteem nagu ETT ehk et Eesti tollitariifistik. See on Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje pealt leitav. Kui ma ei eksi, siis mul on võib-olla siin esitluses ka üks link sellele. Et kui te sealt seda vaatama lähete tänasel päeval, ütleme enne 1. jaanuari, siis seal täna veel Ühendkuningriigi või seda riigikoodi ei ole võimalik leida. Et kui te otsingut teete seal, et vastuseid saada oma küsimustele, siis palun kasutage näiteks Venemaa koodi ehk et RU koodi. Aga veel, et kaubad maksustatakse siis ainult importimisel ja maksustatakse siis import 4 puhul ehk et import vabasse ringlusse lubamine. Importimise protseduure on veel ka teisi, kuid nendel puhkudel siis maksude tasumist ei toimu. Ja veel kord on siis välja toodud, et mis on siis need erinevad maksuliigid, mida siis on vaja tasuda. Nüüd kordan ennast, et ikka teile paremini kõik meelde jääks, et impordi tollideklaratsiooniga toimub siis maksude tasumine ja selleks, kui te olete valinud selle variandi, siis on vaja, et teil oleks ettemaksukontol sellises ulatuses raha, nagu tollideklaratsiooniga maksmisele kuulub. Kui on vähem raha, siis tollideklaratsioon jääb nii-öelda kinni
ja kaubad jäävad samuti kinni, et kaupu ei ole võimalik enne siis kasutada, kui on piisavalt siis rahalisi vahendeid ettemaksukontol ja siis tollideklaratsiooniga loetakse siis need kaubad deklareerituks ja kaubad vabastatakse vabasse ringlusesse. Nüüd on võimalik ka selline asi, et kui teil on väga regulaarsed kaubanduslikud suhted impordinurga poole pealt just, siis on võimalik tasuda maksega teatava perioodi eest. Ja seda nimetatakse siis maksetähtaja pikenduse loa alusel siis maksude tasumiseks, et on kogumisperiood ja te esitate tollideklaratsioone siis kogu selle perioodi vältel ja maksud tasute siis selle perioodi eest kokku siis, kui maksetähtaeg on kätte jõudnud. Kui te valite sellise lahenduse, siis on vaja, et esitate tollile tagatise. Et tegemist on siis loa alusel tegevusega ja kui te valite sellise lähenemise, siis tuleb arvestada sellega, et loa menetlus võtab mõnevõrra ka aega. Ja on veel üks variant näiteks, et kui teil on piisavalt siis kaupade liikumist, siis on võimalik, et käibemaks on võimalik siis tasuda käibedeklaratsiooni loaga. Et seal on erinevad tingimused, millal siis sellist luba väljastatakse. Seda luba väljastatakse tegelikult, loa siis väljastamisjärgset nagu kehtivust kontrollitakse siis igapäevaselt, et kui te enam nendele tingimustele ei vasta, siis see luba lõpeb ära. Aga muud maksud siis, kui teil on näiteks ka mingid tollimaksud seal juures, et siis need tuleb tasuda tollideklaratsiooniga või siis maksetähtaja pikenduse loaga. Ja enne ma viitasin ka siin tolliagentuuride teenusele, et siis ka maksude tasumisel on võimalik kasutada siis tolliagendi teenust, et te ostate kogu teenuse tolliagendilt sisse ja maksud siis tasub Maksu- ja Tolliametile teie eest tolliagent ja teie tasute siis tolliagendile siis nii nagu tolliagent teile arve väljastab. Natukene ka uutest riigikoodidest, et seoses nüüd selle Põhja-Iirimaa erisusega tuleb kasutusele siis 2 riigikoodi. Üks riigikood on siis GB ja sõltuvalt kontekstist hõlmab see siis kogu Ühendkuningriiki või siis hõlmab Ühendkuningriiki välja arvatud Põhja-Iirimaa osa. Ja XI seda kasutatakse siis Põhja-Iirimaa eristamiseks ja ainult sellistel puhkudel, kui see on siis tolliformaalsuste teostamisel vajalik. Ja millal siis on see GB ja millal on siis XI? Väga lihtsalt öeldes tähendab see siis seda, et kui tegemist on nii-öelda EORi andmebaasis olevate andmetega, siis EORi andmebaas võtab sealt siis vastava koodi ja märgib siis tollideklaratsioonile selliselt, nagu selle EORi andmebaasis on. Ja alati kasutatakse päritolu- ja transpordivahendi puhul siis koodi GB. Et sellistel puhkudel ei ole vaja eristada siis Põhja-Iirimaa nii-öelda siis staatust. Aga kui tegemist on lähte- või sihtriigi valikuga, et sellisel juhul on siis võimalik valida, et kas tegemist on siis nii-öelda Põhja-Iirimaa lähte- või sihtriigiga või tegemist on siis ülejäänud nii-öelda Ühendkuningriigi osaga ehk et siis GB. Et sellest on meil kirjutatud ka kodulehekülje peal, ja kindlasti oskab siin ka tolliinfo veel nõu anda, et kui on juhuslikult teil siis tarvis teada seda, kuidas Põhja-Iirimaaga need kaubandussuhted tollideklaratsioonidel siis vormistada või kajastada. Natukene siis sellest veel, et kes siis peavad olema EORiks registreeritud, et ma libisen siit võib-olla natukene kiiremini üle, et kuna ma saadan pärast ka need esitlused siis ICC-le, et kes ilmselt jagab neid teiega, et siis saate siit täpsemalt ise lugeda, et millal siis on EORi numbrit vaja
siis nii-öelda uuesti taotleda. Ja üks asi veel, mis on siin nagu oluline märkida, et väga paljusid lube või õigusi ei ole võimalik taotleda siis enne 1. jaanuari, aga EORI on näiteks üks siis sellistest registreeringutest, mida on lubatud teha siis enne 1. jaanuari, kui me räägime kaubandussuhetest Ühendkuningriigiga. Ja selliseid nii-öelda taotlemisele kuuluvaid lube ongi võimalik siis ainult selliseid, mis siis on äärmiselt vajalikud kaubandussuhete jätkumiseks, et kui kaubandussuhted saaksid takistatud, näiteks kui ei ole mingit luba välja antud, et siis on võimalik neid ette taotleda, et kõik ülejäänud load on võimalik siis taotlema hakata alates 1. jaanuarist. Nüüd natuke nendest tollilubadest ja otsustest ka, et kõik varasemad siis load ja otsused, mis siis Ühendkuningriigis on välja antud, et kõik need muutuvad kehtetuks. Osad load tuleb muuta siis ettevõtjate taotluse alusel, et siin on näitena toodud regulaarlaevaliini load, et ilmselt praegusel hetkel teid ei puuduta. Ja ettevõtjad on siis kohustatud hindama siis ka tänaseid tagatisi, et kui näiteks ettevõtetel on täna juba nii-öelda suhted tolliga ja kolmandate riikidega, aga lisanduvad siis Ühendkuningriigi mahud, siis ettevõtetel on kohustus siis vaadata ja hinnata, et kuidas siis, millises suurusjärgus siis nad peavad oma tagatisi näiteks muutma. Ja edasi siis ka. Nüüd natukene sellest üleminekuperioodi lõpust ehk et käesoleva aasta lõpust ka. Muutub ülioluliseks siis, milline on tolli staatus. Üldprintsiip on siis selline, et need kaubad, mis on siis, jõuavad Euroopa Liitu alates 1. jaanuarist, et neid siis koheldakse kui tavalisi kolmandate riikide kaupu. Aga teatud juhtudel on võimalik siiski, et me vaatame, või et tollid vaatavad, et tegemist on siiski liidusisese liikumisega ja on võimalik siis tõendada kaupade Euroopa Liidu tolli staatust. Ja täpsemalt on sellest siis räägitud ka suunistes, et millised peavad olema vajalikud dokumendid, et oleks võimalik siis tõendada seda, et kaubad on siiski olnud liidusiseses liikumises. Et link on ka lisatud siis materjali lõppu siin. Et ainult sellest ei piisa, kui kaubad on tellitud või ostetud, just ütleme nagu käesoleva aasta numbri sees, et sellest jääb väheks. Ja üks oluline moment, mida võib-olla rõhutada, et on vaja, et teil oleks olemas staatust tõendav dokument ja veodokumendil peab olema siis näha kuupäev, millal hakkas liikumine pihta. Ja veel mõned erijuhud, mis siis nii-öelda säilitavad tolli staatust, Euroopa Liidu tolli staatust, et näiteks mootorsõidukeks, mis on siis registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis, aga saabub siis Ühendkuningriigist Euroopa Liidu tagasi siis peale Brexitit, et siis on võimalik tõendada Euroopa Liidu staatust, kui siis selle mootorsõidukiga on kaasas siis registreerimismärgid ja muud dokumendid. Ja siis natukene ka sellest, et kui te olete siin praegusel hetkel või varasemalt ka viinud Ühendkuningriiki kaupa, mis siis on vaja tagasi tuua siis pärast 1. jaanuarit, siis sellisel juhul, kui need kaubad tuuakse tagasi siis 3 aasta jooksul, sellisel juhul loetakse, et tegemist on tagasi toodud kaubaga ja toimub siis tollimaksust vabastamine. Tollideklaratsioon on vaja esitada, aga maksudest saab vabastust, kui te tõendate, et tegemist oli siis nii-öelda selle erijuhu raames liikunud kaubaga. Ja eraisikutest võib-olla ka veel nii palju, et kui pärast 1. jaanuarist tuleb siis keegi inimene tagasi Euroopa Liitu, tuleb elama Euroopa Liitu, siis ta saab oma isiklikku vara maksuvabalt importida, kui ta elukoht on olnud siis Ühendkuningriigis vähemalt 12 kalendrikuud.
ja olenemata siis sellest, et varasemalt oli siis Ühendkuningriik Euroopa Liidu liikmesriik. Et reeglid kehtivad ka eraisikutele. Nüüd siin on need lingid, millest ma ennem ka rääkisin, et siit on võimalik leida siis nii-öelda tariifseid meetmeid ehk et kui suured on siis kaupadele kehtestatud maksud Euroopa Liidu poole pealt ja millised on siis Ühendkuningriigi poolt paika pandud tariifid, siis see on nüüd siis see kõige alumine link siin. Ja nagu ma ennem ütlesin, et kuna 1. jaanuarist tulevad alles nii-öelda uus riigikood GB, siis tuleb otsingusse, et siis senikaua palun kasutada näiteks Venemaa koodi, mis on siis RU. Nüüd ekspordiformaalsused, et tavakorras toimub siis eksport, toimuvad kõik väljumisformaalsused, ekspordiprotseduurid ja eksporditoimingute siis ettevormistamist ei ole lubatud. Ja täpsemalt siis erinevad stsenaariumid on siis viidatud lingi pealt leitavad. Transiidist nii palju, et Ühendkuningriik siis liitub ühistransiidi konventsiooniga ja selles mõttes kergendab see teataval määral siis transiidi vormistust, kuid probleeme ilmselt tekib siiski, sest varasemalt said need kaubad liikuda ilma tolliprotseduurita, siis nüüd peab olema siis transiidiprotseduur peale vormistatud. Ja erinevad stsenaariumid on ka siis kirjeldatud viidatud lingi peal. Nüüd TIR-ist, et Ühendkuningriik jätkab ka TIR-konventsiooni liikmena, aga enam ei toimu siis TIR-i vormistus NZS-is, vaid toimub siis ainult paberkandjal. Sooduspäritolust ka mõne sõnaga, et kuna Ühendkuningriik muutub kolmandaks riigiks Euroopa Liidu jaoks ja ta muutub selliseks kolmandaks riigiks, kellega ei ole sõlmitud ühtegi lepingut, siis ei ole enam ka need materjalid või need tegevused, mis kaubaga tehakse Ühendkuningriigis, need ei oma enam siis sooduspäritolu staatust. Ja teatavatel juhtudel on siis sooduspäritolu puudumisel tuleb tasuda siis ka tollimaksud, et kui on kehtestatud nendele kaupadele siis tollimaksude tasumine. Kõik load tunnistatakse kehtetuks ja teatavatel juhtudel on lubatud siis nii-öelda tagantjärgi väljastada siis päritolutõendeid, et need on siia siis ka ära nimetatud. Et sellest teemast ma ka pikemalt ja põhjalikumalt praegusel hetkel ei räägiks, et see teema muutub aktuaalseks ja mõnevõrra leeveneb, kui sõlmitakse mingisugused kaubanduslikud lepped. Ja ma mainisin siin varasemalt ka, et kaupadele kohalduvad siis keelud ja piirangud, et mida nimetatakse siis mittetariifseteks meetmeteks. Et see on ka oluline teada, et varasemalt liikusid kaubad siis Euroopa Liidu vahel selliselt, et ei olnud vaja litsentse ei ekspordil ega impordil. Kuid nüüd siis tekib, ma vaatan, mul on siin sõnastuses veidi viga sisse tulnud, et ma enne seda, kui saadan teile, parandan selle siin ära. Ja et kehtivad siis keelud ja piirangud, mis on siis mõeldud kolmandatele riikidele, et mõned näited siia ka juurde, et näiteks põllumajandustoodetele kehtivad piirangud, meditsiinitarvetele on omad reeglid, ravimitele täpselt samamoodi. Mõned reeglid on koguseliselt reguleeritud, mõned on siis eri nõuete mingite sertifikaatide või dokumentide esitamisega reguleeritud. Ja kui varasemalt on näiteks välja antud Euroopa Liidu siseseks liikumiseks mingid erinevad load, siis need edaspidi enam ei kehti ja vajalik siis taotleda uusi lube.
ja mõningatel kaupadel on ette nähtud siis selliste lubade olemasolu nii veol, impordil kui ka ekspordil või siis ühel nendest puhkudel. Ja nüüd, kui väljastatud on siis ka litsentsid, siis litsentsidelt mahakandmised käivad paberkandjal paraku ja sellisel juhul on vaja siis tulla seda tegema tolli. Ma võtan kokku nüüd siis mõned olulised punktid, et meeldetuletuseks ja korduseks, et Ühendkuningriigiga on siis kaubavahetus edaspidi sarnane, nagu täna ta on Venemaaga, Hiinaga või Ameerika Ühendriikidega. Kaupade liikumine toimub ainult tolli järelevalve all. Vaba kaupade liikumist edaspidi enam ei ole. Kaubad tuleb deklareerida iga kord, kui kaubad liiguvad. Alati tuleb üks nii-öelda vormistusosapool või vormistuskäik teha Ühendkuningriigis ja alati tuleb siis teine osapool teha Euroopa Liidu liikmesriigis. Sõltuvalt sellest, kummalt poolt kaup liikuma hakkab, seal toimub siis esimene nii-öelda vormistus ja see, kuhu siis kaup liigub, toimub teine vormistus. Rakenduvad siis nii tariifsed ehk et rahalised meetmed ja rakenduvad siis ka mittetariifsed meetmed ehk et siis keeldude ja piirangute reeglid. Maksude tasumine toimub üldjuhul tollideklaratsiooniga, on võimalik siis teatavatel juhtudel kasutada siis teisi vahendeid, on ta siis käibemaksu deklareerimise luba või on ta siis maksetähtaja pikenduse luba. Ja vastavalt vajadusele on siis võimalik ettevõtetel taotleda erinevaid tollilube. Need on ennekõike seotud siis sellega, et kui teil ei ole sellist tavapärast vabasse ringlusse lubamist, vaid teil on näiteks vaja oma tootmises kasutada mingeid materjale või teil on vaja ajutiselt midagi välja saata, et sellisel juhul on siis ette nähtud erinevad load ja nende taotlemine käib siis Maksu- ja Tolliameti kaudu ja nende taotlemiseks tuleb arvestada siis ka teataval määral ajakulu. Aga see võimaldab siis teile ettevõttena siis sellist nii-öelda lihtsamat vormistust, et teil ei ole vaja maksta makse, kui tegelikult need kaubad Euroopa Liidus tarbimisele ei tule. Siis tuleb arvestada sellega, et kaupadele teostatakse tollikontrolli. Tollikontroll võib olla siis nii dokumentide põhine ja võib olla ka siis füüsiline, ehk et me kontrollimegi kaupade olemasolu, nende vastavust dokumentidele ja deklareeritud andmetele. Üldjuhul toimub siis tollikontroll, ütleme niimoodi, et paarist tunnist mõne päevani, et tuleb arvestada lisaajaga, et kui teil on näiteks mingisugune tootmisettevõte ja te jätate, ütleme siis nagu kaupade tellimise viimasele minutile, siis võib juhtuda, et kaubad suunatakse tollikontrolli, aga võib juhtuda, et ei suunata tollikontrolli. Et alati tasub arvestada sellega, et lisaaeg võib minna siis nii dokumentide esitamisega, ütleme siis ühes või teises liikmesriigis või Ühendkuningriigis, või siis tuleb mingisugune kontrolli tegevus, mis toob ka veel lisaaja juurde. Ja kui nüüd teie ettevõtte kaubad satuvad siis tollikontrolli, siis mida parem on koostöö ettevõtte ja tolliametniku vahel, ehk et mida paremini te reageerite tolliametniku palvetele esitada üks või teine dokument või mingit muud kaasabi osutada, et seda kiiremini siis kaupade vabastamine tegelikult käib. Ja kaupade kasutamine on lubatud siis alles pärast seda, kui kõik tollitoimingud on lõppenud, ehk et kui tollideklaratsioon on saanud siis nii-öelda vabastatud oleku märke, seda on võimalik ka siis süsteemist näha. Ja kui nüüd kaubad ei suunata kontrolli, siis üldjuhul on
kaupade siis vabastamise aeg umbes 30 minutit, et sellega tuleks siis ka arvestada. Märkisin siia ära ka 2 rida väikesaadetiste kohta, et see nüüd ei puuduta tegelikult ettevõtlust eriti, vaid pigem siis eraisikuid, kes siis on harjunud ostma Ühendkuningriigi veebikaubamajadest endale mingeid saadetisi või mingeid kaupu, siis siin on oluline siis ka teada, et alates 1. jaanuarist siis kuuluvad deklareerimisele siis kõik need saadetised, mille väärtus on siis rohkem kui 22 eurot. Ja kuna alates 1. juulist järgmisel aastal kuuluvad siis tollis deklareerimisele ja maksustamisele kõik saadetised, mis on siis ostetud kolmandatest riikidest, siis ma olen ka selle fakti siia ära toonud. Ja siin on nüüd siis lingid, kust on võimalik leida siis lisamaterjale, täpsemaid vastuseid oma küsimustele, et see esimene link on siis Euroopa Komisjoni poolt koostatud suunised, kuidas siis edaspidi tollitoiminguid teostatakse ja kuidas siis toimub üleminekuperioodi lõpul erinevad vormistused, et soovitan seda vaadata, vähemalt seda osa, mis puudutab nagu teie ettevõtte siis vajadusi. Ja lisaks siis on meil meie enda kodulehekülje peal siis mõned suunised, et enta.ee pealt on võimalik leida siis kõiki tollitoimingutega seotud teemasid, et need võivad olla mahukad. Kui te jääte hätta sealt vajaliku info otsimisega, siis soovitan pöörduda tolliinfo poole, need kontaktid on siin juurde lisatud. Ja mis puudutab eraldi Brexiti teemat, vajalikke linke, olulisi märksõnu, siis need on meil eraldi veebilehel siis eraldi kataloogis leitavad. Ja see ongi minu poolt praegusel hetkel kõik, et kui on küsimusi, siis kui oskan, siis vastan kohe. Kui ei oska, siis võtan küsimuse kaasa ja vastan hiljem. Nii, palun, kas on küsimusi Küllile? Vaikus paistab, et ei ole. Ja kui küsimused võib saata ka meile meiliga ja me edastame need Küllile. Kõigepealt suur tänu, Külli. Tore jutt hakatuseks. Me kavatseme Brexiti teemal veel jätkata ja meil on tagataskus üks hästi põnev uudis Brexiti teemal, kuid ma ei tahaks seda ära rikkuda, ta on natukene värske. Nii et hoidke, jälgige me uudiskirju ja me hoiame teid asjade arengutega kursis. Nüüd tänased materjalid saadame kõigile, kes ilusti oma emailid meile jätsid. Nüüd Brexiti teemale lisaks tahaks juurde lisada meie olulisel teemal, Incotermsi teemal. Incoterms on 11 kuud käigus olnud ja terve rida järeldusi võib teha. Endiselt kehtib see reegel, et Incoterms on väliskaubanduse vahetaim tööriist, aga ainult nende käes, kes seda hästi valdavad. Teiseks võib öelda seda, et levinud jutt, et 2020 midagi ei muutnud, ei ole päris õige. Vaid see on muudatused on päris suured, on struktuuris muudatused, on rõhuasetustes muudatused, on vanade asjade tagasitoomised, nagu varem kehtinud rühmade süsteem on ilusti tagasi ja käigus. Nüüd veel üks oluline asi. Incoterms on jube tugevalt kalduv ostja kahjuks. Uues versioonis on niisuguseid lauseid, mis ostja ihukarvad peaksid püsti panema.
Nüüd me lasime käiku ja eile lõpetasime esimese spetsiaalse erikursuse Incotermsis ostjatele ja hankejuhtidele. Ka ostjad ei ole lootusetus olukorras, kui neile näidatakse kätte pääseteed ja võimalused, mis meil asju tundes on. Ning lõpetuseks me teeme veel ühe baaskursuse, ühe venekeelse kursuse ja ühe ostjate kursuse sellel aastal ja rakendame tõsist soodustust ühekordselt. Incotermsi koolituse hind on niisugune, mis tavaliselt teenitakse esimeste koolituse järgsete tehingutega tagasi. Nii et me uuel aastal jätkame vanade hindadega, aga jõulupuhul ja jõulukuu puhul arandame parasjagu hinda. Oleme lülitanud teid kõik oma uudiskirja, nii et kui uudiskiri tuleb, siis klõpsake, avage ja olge asjade arenguga kursis. Hoidke ennast, olgem terved. Täna hommikul öeldi, et statistikaprofessor on teinud järelduse, et kui me neid piiranguid jälgime, siis paari nädalaga hakkab meie nakatuskoefitsient oluliselt langema. Nii et jõudu. Aitäh Küllile, et sa ilusti ka eeskuju näitasid nende reeglite jälgimisel. Elame veel, oleme terved. Nägemist. Kõike head.